tere hommikust, Toompea kogudus. Tere tulemast kirikusse. Kas olete valmis Jumalat ülistama? Meil on üks uus lugu, aga see on lihtne. Ja see räägib Jumala armust. Et see on nii imeline, nii võrratu, nii muutumatu. Ja see on see arm, mis on teinud meid vabaks ja mis lase meil tulla Jumala ligi ollu alati. Sest seal, kus on Jumala vaim, ütleb Piibel, seal on vabadus. Ja ma ei tea, kas sa usud, aga Jumal on praegu siin. Ja siin on vabadus. Amen. Amen. Laulame koos. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduse. Arm nii võrratu. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduse. Seesama Jumal. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Arm nii võrratu. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduse. Seesama Jumal. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma seesama Jumal. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Hea Isa, sina oled seesama Jumal. Halleluuja. Laulame koos, veendumus on südames. Veendumus on südames, mind armastab, lootuskindel Jeesuses, mind armastab. Veendumus on südames.
armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Halleluuja, kas teeme ühe aplausi meie Jumalale, kes on nii armuline. Kui poeg vabastab, tõesti vabastab, olen Jumala lapseks saanud. Isa majas seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks saanud. Kui poeg vabastab, kui poeg vabastab, tõesti vabaks saan, olen Jumala lapseks saan. Isa majas seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks saan. Valisid mind ega hüljanud, olen see, kelleks kutsunud. Laulukogu kodus. Minu poolt sa mitte vastu, olen see, kelleks kutsunud. Valisid mind ega hüljanud, olen see, kelleks kutsunud mind. Minu poolt sa mitte vastu, olen see, kelleks kutsunud mind. Olen see, kelleks kutsunud mind. Kui poeg vabastab, tõesti vabaks saan, olen Jumala lapseks saan. Isa majas seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks saan. Isa majas seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks saan. Halleluuja. Halleluuja. Isa, ma tänan, et sa kutsud meid oma lasteks. Sa kutsud meid oma lasteks ja need me oleme. Ja sinu majas on palju kohti. Me oleme siin paigas, et ülendada sind, Jeesus. Ja sõna ütleb, seepärast on Jumal tõstnud Jeesuse kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal, kui maa all, et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand. Ülendame sind.
isa, sinu poeg on see, kes on toonud meile pääste, kes on toonud meile tervise, kes on toonud meile rahu, varustuse, armastuse. Jeesus on rahuvürst. Ta on kuningate kuningas ja isandate issand. Ta on kõikvõimas Jumal. Ei ole kedagi tema sarnast ja pole mitte miskit võimatut tema jaoks. Isa, me ülendame sind. Päeval ööl ja päev me kiidame sind.
Amen. Oled sa kunagi mõelnud selle peale, et Jeesus suri ja valas oma vere inimkonna hüvanguks? Aga oled sa kunagi mõelnud selle peale, et see oli üks investeering? Ja tark investeerija ootab kasumit oma investeeringust. Tark investeerija lihtsalt ei külva oma raha tuulde või oma energiat tuulde. Ta ootab kasumit oma investeeringust. Samamoodi Jeesus, kui ta läks inimkonna eest ristile ja lasi oma ihul murda ja omal verel voolata, ta investeeris inimestesse sellega. Ta investeeris sinusse ja minusse. Ja teate mida? Ta igatseb kasumit. Ta igatseb näha, et me kannaksime vilja. Ta igatseb näha, et me õitseksime ja toodaksime oma anniga 10-kordselt tagasi seda, mida ta on meile andnud. Amen. Ta on meile kinkinud nii palju ja ta investeeris sellesse kogu oma elu. Investeerijad, te teate, mis tähendab investeerida. Te ootate kasumit. Jeesus pani kõik sisse. Elas täiuslikku elu maa peal, treenis välja ja konfronteeris ja võitles seal paganatega ja uskmatutega ja religioossete juhtidega, kes läksid vastuollu temaga ja õige ajani välja, kuni tuli aeg minna ristile, murda oma ihu ja valada oma veri, aga seda kõike selle nimel, et ta investeerib sinusse, minusse ja tulevastesse põlvedesse ja ootab tagasi kasumit. Amen. Ta ootab seda tagasi, et sina kannaksid täielikult vilja ja sa oled täielikult võimeline, sest veri vabastas meid kõikidest haigustest, needustest, mineviku haavadest, hirmudest, ahelatest ja valedest. Amen. Täielik vabadus on, nii et sul ei ole ühtegi vabandust, et mitte toota kasumit Jeesuse jaoks. Ühtegi vabandust, sest selle vere läbi, kui me täna oleme selles paigas, sööme sellest leivast, joome sellest karikast, siis me deklareerime, et Jeesuse veri on mind vabastanud kõikidest takistustest, et kanda maksimaalselt vilja ja toota kuningate kuningale tagasi see kasum, mida tema investeeris. Oled sa minuga nõus täna hommikul? Kas teeme ära? Sa oled valmis võtma sellest leivast ja karikast ja aksepteerima seda, et sellel on tohutu vägi sind vabastada. Ja võtta vastu selle vere vägi, et sind täielikult tervendada. Ja pühkida kõik vabandused ära, kõik eelarvamused ära, kõik valed ära, mis su elus on. Et sa võiksid 10-kordselt vilja kanda, nagu talentide lugu. Et me ei oleks need, kes peidaksime selle ühe talendi ära higirätikusse ja kardame, mis isand selle peale kostab, vaid me oleksime need, kes teevad 10-kordselt kasumit. Amen. Me peaksime need olema. Ja verevägi vabastab meid kõikidest asjadest, mis meid takistavad sellist tulu tootmast. Jeesuse veres on kõik vastused olemas. Ja täna, kui me sellest sööme ja joome, siis mõtleme selle peale, et Jeesuse Kristuse nimel, kui ma siit söön ja siit joon, siis ma kuulutan, et ma kuulun lepingusse Jeesuse Kristusega. See ei ole lihtsalt traditsioon, et me joome siin natukene veini, mahla. See on vereleping Jeesuse Kristusega. See on Uue Testamendi leping Jumala inimeste vahele, kes iganes sellest sööb ja joob, kuulutab, et ma kuulun temaga lepingusse. Ja kui me kirjutame sellele alla ja täna me nagu tuletame endale meelde, et me kuulume sellesse lepingusse, siis meile rakenduvad lepingu hüved, lepingu punktid. Amen. Meie õigused ja meie kohustused. Ja meie õigus on vereväes tervenemine, vereväes vabanemine, hirmudest, haigustest, vereväes valedest lahti saamine. Amen. Ja list läheb edasi ja edasi. Amen. Nii et täna, kui me sellest joome ja sööme, siis tea seda, et sellest väest piisab, et sina võiksid õitseda ja tuua kasumit issanda kuningriigile. Oled sa valmis? Need lepingupunktid hakkavad võimsalt tööle sinu elus. Jeesus oli jüngritega koos ülemises toas ja selle ööl, mil ta ära anti, ta tänas ja murdis ja ütles, see on ihu, mis antakse teie eest. Isa, ma tänan selle ihu eest, mis murti ja see oli meie eest. Sa läksid ristile meie eest, see ihu, seda vaevati, piinati, aga see oli just meie eest ja meie eest selle tõttu, et me lihtsalt ei oleks ainult, meie hing ei oleks lunastatud, mis on absoluutne vundament, aga et me ka kannaksime vilja. Me toodaksime seda kasumit, mida sina investeerid. Aitäh sulle, et me täna, kui me sellest sööme, siis me võtame vastu selle, mida sina meie jaoks tegid. Ja sel samal kombel ta võttis ka karika peale õhtu söömaaega ja ütles,
see karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Isa, ma tänan, et sina valasid selle vere ja see kinnitab seda lepingu, see on justkui see allkiri vaimumaailmas täna, et me oleme alla kirjutanud sellele, et meie oleme verelepingus taevamaa loojaga ja meie ei alistu ühelegi haigusele, ühelegi valele, ühelegi hirmule, ühelegi kahtlusele, mis tõstab ennast Jumala tunnetuse, Jumala teenimise vastu. Jeesuse Kristuse nimel, kui me sellest joome, siis me kinnitame, et see lepingu veri on täielik vabadus ja vundament kõigeks, milleks sina oled meid kutsunud siin täna ja praegult elama. Jeesuse Kristuse nimel me täname sind selle võimsa lepingu eest ja see ei ole lihtsalt üks traditsioon, vaid see on võimsaim leping maa peal inimese ja Jumala vahel. Aitäh sulle selle verelepingu eest, Jeesus Kristus. Aitäh sulle. Amen. Kas pole mitte imeline? Milline leping on teinud? Aga nüüd meil on võimalik võtta kõigil sellest leivast ja ma palun, et abilised jagavad selle laiali ja siis ootame ja joome ja sööme üheskoos sellest. Ja samal ajal saame ülistada veel Jumalat.
tänu sulle, Jeesus. Ja nüüd oleme selles hetkes, kus me oleme kohe söömas sellest leivast ja joomas sellest karikast ja see ongi see hetk, leping taeva Jumalaga. See tähendab seda, et sellega me ütleme, et nüüd ei ole enam mina, vaid nüüd elab tema. Nüüd ei valitse enam mina, vaid nüüd valitseb tema. Tal on ligipääs meie elule iga kell, igal ajal. Sest kui me siit sööme, siit joome, siis me tuletame meelde, et see leping tähendab seda, et me anname oma elu talle. Meie elu kuulub talle, kui tema kõneleb, kui tema hüüab, kui tema kutsub, siis me läheme, järgneme. Me ei ole enam ise enda kuningad, vaid meie kuningas on Jeesus. Enne kui me astusime verelepingusse, meie kuningas olid meie isa ise, aga nüüd on taevane isa Jeesuse Kristuse läbi. See on see vereleping. Ja kui sa mõtled, et ma ei tea, ma ei jõua, ma ei oska, mul on need ja need vead. See sama veri, tuletab meelde, see sama veri puhastab kõik mineviku haavad, kõik haigused, kõik valed purustab ja kõik ahelad, mis on kinni hoidnud. See sama veri, see sama leping võimestab, vabastab sind selleks, milleks ta kutsub. Ta kunagi ei kutsu sind ilma varustuseta. Amen. Ükski sõjaväelane või tähendab sõjasüsteemi kutsu sõdurit ilma relvadeta. Amen. Samamoodi on Jeesusega, nii et selle vereväes on tohutu varustus. Sööme siis ühiselt sellest leivast. Ja joome ühiselt sellest karikust. Tänu sulle, Issand, selle tänase hommiku eest. Tänu, Issand, et me võime olla sinu ees ühe perena, Issand. Lihtsalt kiita sind, ülistada sind ja tänada sind, Issand, selle eest, kes oled sina ja mida sina oled meie eludes teinud ja tegemas. Issand, tänu, et sina oled hea, Issand. Tänu sulle, Issand, sina väärid kogu austust ja kogu ülistust. Ja isa, nii nagu me laulsime, et see altar meid ootab ja isa käed on avali, siis isa, ma tänan, et mis iganes olukorras me oleme, mis iganes elu hetkest me läbi läheme, siis issand, sina ootad meid, sina igatsed meiega koos olla, sinu käed on avali, sina võtad meid oma embusesse, sina kallistad meid, isa, sinu armastus on piiritu, sinu armastus on tingimusteta, isa, tänu sulle, tänu, et sina oled nii hea. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Tänu ja kiitus sulle. Halleluuja. Halleluuja. Kas pole mitte hea kiita meie elavat issandat? Amen. Meil on tulnud siia mõned palvesoovid.
siin keegi noored palvetavad tarkust oma õpingute osas. Keegi palub oma puhkuse plaanid Jumala kätte. Keegi palvetab oma sõbranna eest, kes on juba pikka aega haiglas olnud. Ja keegi palvetab oma ema eest, kelle lavastati emakast mingi tükk. Keegi palub õpetajatele, koolitöötajatele armastust laste vastu. Ja keegi palvetab ühe õpetaja eest, kes lahkus igavikku, et üks Jumala rahu ja ligiolu võiks olla selle pere üle. Jeesuse nimes on vägi ja tervenemine ja kõik, mida me üldse vajame. Amen. Ja Jumal ütleb oma sõnas Johannese 14:14, et mida iganes me tema ette, tema nimel toome, siis me saame seda, siis tema teeb seda. Ja kogudus tõstame koos oma hääled ja oma käed nende palvesoovide poole ja kuulutame Jumala lahendusi ja muutusi nendesse olukordadesse. Amen. Tänu sulle, issand, nende palvesoovide eest. Isa, tänu, et sina oled muutuste issand, sina oled lahenduste issand, sina oled tervenemise issand. Issand, sina tood kõike, mida me iganes vajame, issand. Sina tood need lahendused, issand, ja me anname need palvesoovid sinu kätte, sinu ette ja me kuulutame, issand, üheskoos, ühel meelel, Jeesuse nimel lahendusi, Jeesuse nimel tervenemisi. Issand, kes toob siia palvesoovi, issand, et ta tahaks tarkust oma õpingute osas, siis issand, anna sina seda tarkust üle loomulikult. Issand, ava sina need uksed, ava sina need võimalused. Issand, et need noored võiksid käia sinu tahtes ja sinu plaanis. Issand, ava sina kõik need, mis on vaja avada. Ja et nad ei peaks millegi pärast muretsema ise, vaid issand, sina võtad meie eest kõik koormad, meie mured, kõik mõtted. Issand, sina viid meid läbi igast olukorrast, igast eluhetkest. Issand, me kuulutame selle ema sinu kätte, kellel on avastatud mingi tükk emakast. Issand, sinu jaoks ei ole mitte midagi, võtta ära see tükk ja lihtsalt kaotada see ära. Issand, me kuulutame täielikku tervenemist. Issand, me kuulutame üleloomulikku tervenemist. Issand, kui see ema läheb järgmine kord arsti juurde, siis seda tükki ei ole seal enam Jeesuse nimel, issand. Taasta see emakast nii, nagu sina oled selle algselt loonud. Jeesuse Kristuse nimel. Issand, ma palun, et kui ka on vaja arstide sekkumist, kui on vaja arste siia, siis issand, juhi sina neid. Anna sina nendele tarkust ja korda minekut, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Issand, me palume, et kes toob oma puhkuse plaanid sinu ette, siis sa tänu selle imelise ja nauditava puhkuse eest, mille sina oled talle andmas. Tänu ja kiitus sulle, issand, me kuulutame ka tröösti, issand, sellele perele, kes kaotas oma lähedase. Issand, me palume üks üleloomulik rahu võiks olla selle pere üle. Issand, võta ära kõik mure ja kurbuse mõtted ja lihtsalt täida see pere, issand, oma ligioluga. Issand, et nad võiksid tunda ja kogeda sind, et nad võiksid tunda, et sina oled nende kõrval, issand, sina viid nad sellest välja, sina viid nad sellest läbi. Issand, võta nad oma sülle, issand, et nad võiksid kogeda sinu armastust. Tänu ja kiitus sulle. Issand, ja me kuulutame nendesse koolitöötajatele ja õpetajatele ühte imelist armastust, et nad võiksid, issand, näha neid lapsi selliste silmadega, nagu sina neid näed. Issand, et see armastus, issand, seal koolipinkides võiks tõesti olla edasikanduv, issand, et lapsed lähevad rõõmuga hommikul tööle, mitte sellepärast, et nad peavad minna, vaid sellepärast, et nad tahavad minna. Tänu sulle, issand, tänu, et sina oled nii hea. Tänu sulle, issand, et sina tood lahendused ja vastused. Halleluuja. Issand, me toome sinu ette ka need nimed, mis on siia kirja pandud. Issand, need lähedased sõbrad, tuttavad pere, kes igatsevad näha, issand, et need nimed saaksid eluraamatusse kirja panna. Siis issand, me kuulutame seda ühel meelel koos. Issand, et nad võiksid kogeda sinu ligiolu. Issand, et nad tunneksid sind isiklikult, et sa ei ole mingi legend või müüt või muinasjutt, vaid sa oled päris, issand, et igaüks võiks kogeda sind päriselt. Et issand, et sa võiksid olla nendele nii lähedal, issand, et nad tunnevad sind. Tänu sulle, Jeesus, et sina muudad nende inimeste elusid. Ja ma palun, et kus iganes nad praegu on, issand, et just praegu ja nüüd, issand, nad kogevad midagi erilist. Nad kogevad sind, issand. Tänu sulle, et nende inimeste elud saavad päästetud. Halleluuja, Jeesus. Halleluuja. Halleluuja. Ja kogudus ütleb, amen. Meil on siin väga vägevad palvevastused ka. Keegi tänab Jumalat, et ta on teda terveks teinud nahakasvajast ja ägedast kopsupõletikust. Amen. Keegi tänab Jumalat, et tema töökaaslane, see tuttav sai vähist täielikult terveks ja arst ütles, vähki ei ole. Amen. Keegi tänab Jumalat, et juhtus ime, mida ma olin juba kaua oodanud.
ja keegi tänab, et tema emake lahkus rahu ja palvega taeva koju ning ta tütre süda on rahus. Tänu Jumalale selle rahu eest. Halleluuja! Tere tulemast Toompea kogudusse, armas kogudus! Nii tore on teid siit täna hommikul näha. Ma loodan, et olete põnevil tänase teenistuse osas. Kes on põnevil? Väga hea. Nüüd võtame 1 minuti aega ja tervitame enda ümber olevaid inimesi ja ütleme ja näitame, kui väga me hindame, et nad on siin. Ja lapsed on vabad minema pühapäeva kooli. Nii, me tuleme nüüd andmise juurde ja meil on eriline imeline võimalus täna hommikul külvata Jumala riiki ja anda selle koguduse töösse. See on vabatahtlik annetus, et kui sa oled siin esimesi kordi või ka mitmendaid kordi, aga anna nii, kuidas sa südames tunned anda, et see ei ole kohustus. Ja kui sul ei ole sularaha kaasas, siis siia peaks ilmuma pangakonto number, et teil on võimalus ka ülekandena anda. Ja samal ajal, kui sa oma andi otsid, siis ma tahan teile lugeda ühe kirjakoha 2 Korintlaste 9 ja Psalm 10. Ja siin ütleb, tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Amen. Mulle nii tohutult meeldib see kirjakoht ja ma tahan seda 1 korra veel lugeda ja ma toon välja mõned kohad ekstra. Jumal ütleb siin, et tema annab meile seemne. Jumal ütleb, et tema annab meile ka leiva. Ja 3. Jumal ütleb, et tema teeb rohkeks meie külvi. Ehk siis see seeme, mille Jumal meile annab, kui meie selle külvame, siis tema teeb selle rohkeks. Aga selleks, et see saaks rohkeks, on meil vaja anda. Amen. Umbes paar nädalat tagasi oli meil koguduses üleloomuliku õnnistuse annetus. Ja ma mäletan, et kui aprilli lõpus hakkasid meil tulema selle kohased teated, et meil on tulemas üleloomuliku õnnistuse annetus, siis ma teadsin, et ma tahan palvetada selle eest, et küsida Jumalalt, et mis on see summa, mille mina peaksin välja andma. Aga enne, kui ma jõudsin palvetada selle eest, siis tegelikult ma südames teadsin, mis on see summa. Aga kuna see oli minu jaoks suur summa, siis ma mõtlesin, et äkki Jumal paneb südamesse natuke väiksema summa. Aga tegelikkus oli see, et Jumal tegi suuremaks selle summa. Ja ma ei hakanud kauplema Jumalaga, ma andsin selle ära, ma usaldasin teda. Ja läks paar päeva või nädal mööda ja ma sattusin maale käima. Ja mu vanemad ütlesid, et nad tahavad mulle kinkida raha. Ja see summa, mille nemad mulle andsid, oli peaaegu poole võrra rohkem sellest, kui mis mina välja andsin. Ja kui ma kogesin seda õnnistust, siis mul tuli meelde, et tegelikult on mul südames olnud veel kedagi õnnistada rahaliselt. Aga ma ei ole seda teinud sellepärast, et ma mõtlesingi, et on üleloomuliku õnnistuse annetuse kuu ja et võib-olla seda on liiga palju 1 kuu kohta anda välja. Aga siis, kui ma kogesin seda õnnistust, siis nii nagu Jumala sõna ütleb, et proovige mind ja ma kallan teid üle, siis ma kogesin seda kallamist, Jumala poolt üle kallamist. Ma mõtlesin, et ma proovin veel. Ja ma andsin selle summa ära, ma õnnistasin kedagi. Ja läks uuesti paar päeva mööda. Ja mind õnnistati rahaliselt mitmekordselt rohkem. Amen. Mulle meeldib, kuidas üks pastor ütles, et meid on õnnistatud, et õnnistada teisi.
Ja mina usun, et kui mina annan ära selle, mis Jumal mulle südamesse paneb, kui ma annan ära selle, mis tegelikult ka Jumalale minu sissetulekust kuulub, siis ma annan sellega Jumalale võimaluse tegutseda minu elus, minu rahaasjades. Ja ma tahan sind täna hommikul julgustada kogudus. Kui te tahate näha finantsilisi läbimurdeid oma elus, kui te tahate näha neid imesid oma rahakotis, siis usaldage oma rahaasjad Jumala kätte. Andke talle. Ei pea pettuma. Ma näen oma elust, ma ei pea üldse pettuma. Tänu Jumalale. Aga ma palun, et te võtaksite oma anni enda kätte ja ma palvetan selle eest. Tänu sulle, Issand, et me võime sulle anda. Tänu, Issand, et sina, nagu oma sõnas ütled, teed rohkeks meie külvi, siis isa, ma palun, et see seeme, mille meie sinna rahakarpidesse paneme, Issand, et see seeme võiks kasvada, see võiks paljuneda, see võiks minna kasvama tõesti, Issand, nii, et sinu riigi töö, Issand, võiks laieneda, et sinu kuningriigi töö võiks, Issand, laieneda. Issand, et inimesed saavad nägema ja tundma sind. Issand, ma tõesti palun, et kes iganes sirutab sinna karbi poole, et sulle anda. Siis ma palun, et nad mitte lihtsalt ei anna, vaid Issand, nad ka kogevad oma eludes sinu imesid. Nad kogevad, Issand, kuidas sina varustad üleloomulikult. Issand, ma tõesti palun, et see and võiks tuua tõesti au ja kiitus sinu nimele. Issand, tänu sulle selle võimaluse eest, et meil on võimalik anda just praegu ja nüüd. Tänu sulle, Jeesus. Halleluuja. Amen. Ja meie abilised teenivad teid. Samal ajal, kui andmiskarbid käivad ringi, siis meil on edasi öelda mõned teated. Ja kes teab, mis on täna õhtul tulemas? Grillpidu, just. Täna õhtul siin Toompea õuel kell 6 on grillpidu ja see on kõigile mõeldud. Nii et kutsuge kaasa oma sõbrad ja tuttavad ja pere, töökaaslased, kes iganes, tulge siia ja oleme selle õhtu üheskoos ühe perena ja naudime seda hea söögi ja joogi ja põnevate tegevuste seltsis. Ja siin on kindlasti juba on näha, mis on need tegevused, et meil on siis õhtul avatud ronisein, fotojaht, motosõit, lastele batuut, lasketiir ja see kõik on tasuta. Et te ei pea maksma roniseina eest, fotojahi eest, motosõidu eest, kõik on tasuta. Aga kui te tahate süüa ja juua, siis võtke kaasa sularaha. Ja meil on olemas siin ka giid, kes siis iga poole tunni tagant viib tunnelikäikudesse. Ja kui see ei ole tunnelikäikudes käinud, siis ma täiega soovitan. Ma käisin ise paar aastat tagasi ja see oli täiega põnev. Räägiti ajaloolisi fakte ja näidati neid käike. Ühesõnaga, ma väga soovitan. Ja näeme siis täna õhtul grillpeol. Just. Ja teine teade, meil on 8-11 juuli tulemas EKNK suvepäevad. See on Nelijärve puhkekeskuses. Ja ma julgustan sind, kui sa ei ole veel registreerinud, siis mine ja registreeri, pane oma nimi kirja ja tule ja saa osa sellest imelisest laagrist, sest see tuleb imeline. Meil on põnevad külalisjutlustajad nii Ameerikast kui Inglismaalt, meil on vägevad töötoad tulemas ja nii nagu me eelmine aasta käisime aktsiooniga laagrist välja, siis tänavatel ja erinevates asutustes, siis samamoodi me läheme ka see aasta. Nii et tuleb imeline aeg ja kindlasti ülesehitav ja julgustav aeg. Ja ma tahan julgustada ka sellega, et kui te ei saa tulla kõikidele nendele päevadele, siis tulge vähemalt õhtutele, imede õhtutele ja saage osa nendest õhtustest teenistustest. Ja kui te sinna ka ei saa tulla, siis saate pildiraadio vahendusel vaadata, aga kindlasti olge kaasas meiega. Ma usun, et tuleb imeline aeg ja ma usun, et see on ka kindlasti üks asi, mida palves hoida, et võimalikult palju inimesi tuleks sinna ja meie teema on ka terve pere, et me igatseksime tõesti näha terveid ja muutuvaid peresid, et ühesõnaga, tulge suvepäevadele. Ja aitäh, Kadi. Palveteemad suvepäevade teemal on veebilehel üleval ekk.ee suvepäevad, et sealt sa leiad palveteemad üles. Ma usun isiklikult ja me kogudusena usume sügavalt, et läbi palve muutuvad inimeste elud. Ja kutsun sind kaasa palvetama suvepäevade pärast, sest see on võimalus ka näha muutusi üle Eesti. Need inimesed, kes tulevad kokku, nad lähevad oma Eesti küladesse, linnadesse tagasi ja nemad saavad seal ühiskonnas, kogukonnas, oma kogukonnas tuua ärkamist läbi sinu palve.
et meil on võimalus palvetada ja näha elusid muutumas. Need julgustan, otsi need palveteemad üles selle laagri veebilehel ja palveta meiega kaasa. See toob muutusi. Aga ma tahaks öelda nii palju, et eile toimus siin üks huvitav sündmus siin saalis. Siin on umbes sama palju rahvast, võib-olla isegi rohkem, aga üks vägev sündmus ja paljud sõdurid said oma sertifikaadi. Sa võib-olla mõtled, mis militaarne seltskond siin käis siis koos. Et see oli väga militaarne vaimses mõttes. Ja need olid piiblikooli õpilased, kes lõpetasid. Nii et sina, kes olid piiblikooli või õhtukooli õpilane, ole ja tõuse püsti, me tahame aplodeerida. Ärge veel istuge. Teie olete siis meie sõdurid ja te lõpetasite selle kooli, kes õhtukooli, kes täisaega kooli ja meil on toot hea meel, et te võtsite selle pühendumuse ja sõdisite läbi ja varustasite ja kogusite omale sellist nagu varustust, et võidelda ja meil on toot hea meel ja kas me võiksime neid õnnistada? Ja sirutame oma käed nende poole. Isa, me täname nende armsate eest. Isa, me palume, et sinu tarkus oleks nendega järgnevatel kuudel ja aastatel Jeesuse Kristuse nimel. Ja ma palun, et nad leiaksid oma valdkonnad, kuhu nad peaksid järgmisena astuma, et teenida sinu kuningriiki, ehitada üles sinu kuningriiki siin maa peal, issand, selles linnas või nendes linnades, kuhu sina neid kutsud või maadesse, isegi riikidesse. Jeesuse Kristuse nimel ma palun sinu armu läbi, issand, neile tarkust liikuda edasi, palun neile nõuandjad ja edasisi koole, kui neil on vaja minna edasi kuhugi õppima. Jeesuse nimel, et nad kannaksid rohkesti vilja ja võiksid olla uhked selle üle, et Kristus on nende kuningas. Palume seda Jeesuse nimel. Amen. Amen. Aitäh teile. Aga nüüd ma tahaks kutsuda ühe armsa noormehe Martin. Ja, siin sa oledki. Ole hea, jaga, mida Jumal on teinud. Tere. Rõõm. Mis meie koguduse juures on minu arust päris lahe, on see, et aeg-ajalt võid leida sõnumi, et tule tunnistama. Ja minuga juhtus niimoodi. Ja tegelikult ega ma üldse ei tahtnud. Mul ei ole ka mingit hullult efektset, mingit tunnistust või niimoodi, aga muidu ma ütlesin jaa, sest kui võimalus antakse, siis tuleb alati kasutada. Sellepärast, et mina olen ka Jumala laps ja kui me oleme Jumala lapsed, siis meie elu peab olema üks elav tunnistus. Ja see on selline hea tšekk endale, et kas mul on mingisuguseid värskeid asju ka, kas Jumal ikka tegutseb minu elus. Võib-olla ma ei pane seda tähele või võib-olla ma ei tea, mis iganes. Et alati peab elama ikka oma elu niimoodi, et midagi toimuks. Aga ma räägiks teile siis ühe pisikese loo sellest nädalast. Mul oli siuke väike tore vahejuhtum, kus ma ühel õhtul hakkasin koju minema oma 100 kompsuga, nagu ma tavaliselt käin, nagu siuke killavooriga, jube väsinud ja tülpinud ja tahtsin juba koju minna. Ja siis üle Vabaduse väljaka tulles seal plakatite juures, seal mingi stendid on üleval, oli üks tuntud poliitik, vaatas vastu ja kõndis seal ringi, suht rahutu nägi välja. Ma läksin tast mööda, läksin bussipeatuses, vaatasin, ta tuli ka bussipeatus ja küll ta niheles seal, ühel pool ta seisis ja aina nagu kuidagi tiksus mulle lähemale. Siis ma sain aru, et ma peaks talle midagi ütlema. Aga mida, ma ei tea ja ma ei taha ka, mõtlesin, et minen ära rahulikult, ma tahaksin oma ette poriseda. Ja siis tuli buss, ma mõtlesin, lõpuks oma, et see buss tuleb, läksin bussi peale ja muidugi ta tuli samast uksest kui mina. Ja siis selleks hetkeks ma juba teadsin, et mul on talle midagi vaja öelda. Pole aimugi mida. Ja siis ma istusin kohe veits eemale temast ja oma ette ja katsusin mõtelda oma mõtteid. Ja kui ei ole midagi öelda, siis Jumal on lubanud, et küsige, et saate tarkust. Ja ma ei tahtnud küsida, sest ma tean, et kui sa palud, siis ta vastab. Ja siis on juba natukene raskem olukord, sest ma otsustasin, et ma ei palu. Ja mõtlesin oma mõtteid, aga natukese aja möödudes mul hakkas nagu tegelikult juba niimoodi, ise hakkasin ka nihelema, ma hakkasin mõtlema, et tegelikult kas mul on võimalus kas sükest hästi mõttetut õhtut pidada, oma tortsis väsinud olekuga edasi olla, või tegelikult oleks päris põnev ikkagi teada saada, kuidas ta reageerib ja mis see olukord üldse on. Ja tegelikult ega ma üldse nii valikut ei ole, et ma juba sain aru, et tegelikult seda peab tegema.
ja siis ma palusin. Ja siis läksin tema juurde, koolisin kogu oma kompsudega tema juurde ja rääkisin talle kogu loo ausalt ära, täpselt samamoodi nagu teile praegu. Et mis seis on ja mis mul talle siis öelda on. Ta oli nii armas, ma kõigepealt küsisin, et kas sa kristlane oled, siis ta ainult poliitikud oskavad niimoodi vastata, et hetkel praegu otseselt ei ole. Aga ja siis ma ütlesin talle, mis mul talle öelda oli. Ja see oli tõesti, see oli nii äge, kuidas ma nägin, ta oli siuke väsinud, vaevatud ka, kuidagi siuke närviline. Ta läks kohe rõõmsaks ja ta ütles selle asja peale, siis selle pärast ma pidingi bussist maha jääma. Ja kuidagi ta tundis, ühesõnaga vähemalt mulle tundus, et see oli see, mida tal oli vaja kuulda. Et sai teda õnnistatud ja nüüd ma tean, mis peatusest ta maha läheb. Nii et äkki kohtume veel. Et siin kohal mul on hea võimalus kasutada juhust, et kes veel ei teadnud, siis Paulus Timoteuse kirjas ütleb meile, et Jumala silmis on hea ja meeldiv, kui me oma valitsejate eest palvetame. Nii et võtaks siukse üleskutse, et kui veel ei ole seda teinud, siis võtame ette oma valitsejad. Et ma ei näe mingit põhjust, miks meil ei võiks olla ka siuksed inimesi nagu Joosep Egiptuses või Daniel Babylonias, kes on siuksed võimsad Jumala mehed, nii et võtame nad palvesse. Ja aitäh teile. No nii, Joosep ja Daniel. Ma lihtsalt tahan sulle öelda, et armas Martin, et ma usun, et Jumal on andnud sulle prohvetliku sõna ka poliitikamaailma. Ja ma usun, et sina oledki see Daniel. Miks ma seda ütlen, seda ülistuse hääl enne? Ma teadsin, et Martin tuleb üles ja ma teadsin, et ma tahaks julgustada sind mõne sõnaga. Ja siis tuli mõte südamesse, et prohvetlik sõna poliitikasse. Siis mõtlesin, et ma ei tea, kas see ikka läheb kokku. Ja siis mõtlesin, et Jumal, et kui ta midagi poliitika kohta räägib, siis on see kinnitus sellest, et see sõna peab olema. Ja siis sa hakkad rääkima just sellest. Aga mis veel mulle kinnitust andis selle suhtes, et on see, et ma tean, et sa palvetad kas iga päev või üle päeva või kord nädalas. Ta palvetab, ta läheb Riigikogu ette, sinna Roosa maja juurde ja ta palvetab jõuliselt Eesti juhtide ja poliitikute eest. Amen. Noogut. Aga jah. Ja ma tean, et ta teeb seda. Ükskord ma läksin koos temaga. Ja ma näen seda, et see on sama muster, Nehemia ja Ester, sama muster. See, millest sa palvetad, seal on su süda ja Jumal annab sulle sõnumi sellele seltskonnale. Nii et tea seda, et Jumal tahab sind kasutada, et kõneleda ka poliitikute ellu prohvetlikult. Nii et ole julge, ole avatud ja tea seda, et sinu see sõnum, mida Jumal annab sulle kanda, saab muutma nende elusid. Sest sul on süda juba ammu seal, sa juba ammu palvetad nende eest. Nii et ole julgustunud, vend. Nüüd võiks juba koju minna, nii hea teenistus on olnud. Natuke laulame veel ja siis kuuleme Jumala sõna, et võite tõusta ja täname issand, et on nii hea. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald. Sulle kuulub meelevald. Taevas sees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogu
Jeesus, sina valitsed siin paigal. Laulame veel, Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meile valda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Halleluuja. Sina valitsed, Jeesus, sina valitsed.
ülistame teda veel. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus, kiitus sinu valitsuse eest, tänu sulle, Jeesus. Sinu valitsus olgu selles paigas, sina valitse seda paika, issand, meie ihusid, meie elusid, sinu kuningriik laieneda läbi meie elude, issand. Jeesuse nimel, las see kõik imbuda, issand, ühiskonda võimsal viisil, Jeesuse nimel, las manifesteeruda täis ja täis ja mõõta mööda Kristuse elu meie ihudes, Jeesuse Kristuse nimel, kiitus sulle, Jeesus. Sõna ütleb ja haigetele peale nad panevad käed ja nad saavad terveks. See on Jumala sõna tõotus kristlastele, et nad võivad Jeesuse nimest tervendada. Kui sinu elus on, sinu ihus on mõni valu või haigus, me tahaks võtta hetket palvetada, ole ja tõsta oma käsi, kui sa vajad palvet haiguse või valu või mõne asja eest, mis on füüsiliselt sind piinanud. Hoi oma käsi üleval, me tahame sinu eest palvetada. Just nüüd haigetele peale nad panevad käed ja nad saavad terveks. Ja uskujad saadavad sellised tunnustähed, et minu nimel nad tervendavad. Seetõttu, kui sa oled uskuja ja näed enda kõrval tõstetud kätt, siis mine tema juurde, pane käsi peale Jeesuse Kristuse nimel, kuuluta see ihu terveks. Võtame selle aja, mine mõne inimese juurde, tahaksid kõik, kellel on käsi üleval, nende juurde minnakse. Sa oled võib-olla kõrval, siis võid panna käe tema õlale ja palvetad Jeesuse nimel, saa terveks. Jeesuse nimes on autoriteet. Ja me laulsime just, et Jumala tahe manifesteeruks siin paigas, las see nõnda sündida, et see tervenemine tuleks esile, millest Pühakiri on rääkinud Jeesuse nimel. Täielik tervenemine Jeesuse Kristuse nimel. Täielik taastumine, täielik rahunemine, täielik uuenemine, taasloomine, kui see on keha osa, mis on vaja uuesti luua, siis taas loomist me räägime Jeesuse nimel. Usku, me räägime usku, et inimene saab terveks just nüüd. Me räägime usku, et me saame terveks. Miski pole võimatu meie Jumalale. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Jeesus. Jeesuse vere läbi. Amen. Jeesuse vere läbi. Tänu sulle, Jeesus. Kas keegi sai terveks? Keegi võib tunnistada, et midagi on muutunud sinu ihus, sa kogesid midagi. Võib-olla 50%, võib-olla 75%, võib-olla 25% on muutunud see haigus või see valu. Keegi on, selline midagi tundsid, kogesid, anna käega märku. Kui midagi on muutunud. Ja, aitäh. Midagi on muutunud. Kas on veel keegi? Selleks ei ole vaja, et pastorid ja diakonid tulevad, et sinu sõber, sinu elukaaslane võib palvetada, kui ta usub Jeesuse nimesse.
Kas keegi veel on kogenud mingit muutust, kui sa võib-olla pead tšekkima oma ihu, kontrolli, keera. Katsu seda kohta, mis oli enne valus või püüa liigutada või teha seda, mida sa enne teha ei saanud. Jeesus tahab tervendada meid täna. Ja Jumala ligiolu, kuningriik, kui me räägime sellest, et see peaks siin paigas manifesteeruma, siis üks asi on see, et läbi tervenemiste. Kui on veel keegi, kes tunneb mingit muutust, midagi on paremaks läinud, anna käega märku. Tahame anda au sellele, kes seda tegi. See oli Jeesus. Amen. Amen. Vähemalt üks inimene ma kätt ma nägin nii, et kas me võime tänada Jeesus selle eest. Amen. Amen. Jumal on hea. Julgustan sind. Astu alati välja. Palveta alati inimeste eest. Isegi kui nad ei saa terveks. Midagi ikka juhtub. Amen. Amen. Kogudus, me võime istuda. Me alustame sellel kuul, juunikuul, uut seeriat nimega Julgustuse kultuur. Ja täna ma tahan selle julgustuse kultuuri all rääkida teemal austus lisab väärtust. Austus lisab väärtust. Me kõik vajame julgustust, kas see pole mitte nii? Ja eestlased vajavad ka julgustust. Ja mina usun, et eestlased Eestimaal võiks olla julgustuse kultuur tavaline. Amen. Et see tihti nagu ei ole nii ja mujal läänemaailmas on rohkem julgustamine nagu levinud. Ma mäletan, Mai vist rääkis mulle kunagi ühe loo, kuidas poemüüja ütleb, tere, kuidas sul läheb, kuidas sul päev on läinud, nagu hakkab nagu isiklikke asju küsima juba. Aga nii hooliv, nii julgustav, nii avatud kultuur. See oli Austraalias, eks ole. Mu kusjuures üks Solarise müüja oli samamoodi, sa tead, eks ole, üks noormees ja ta nagu iga kliendiga rääkis. Ma mõtlesin, vau, kas sa oled kuskilt Austraaliast pärit või? Aga sul on üks julgustamise kultuur seest, ta nagu niimoodi kallas iga kliendi üle. Ma olin nii nagu põnev, sest ma võtsin ta kontakti ja pärast kirjutasin talle pika julgustuse vastu, ütlesin, kuule, et see on ikka vägev, mis sa teed ja tead, see on and Jumalalt ja kasuta seda targalt. Ja ta oli ka tänulik selle eest. Aga ma usun, et Eesti rahvas võib olla kõige julgustavam, 11 ja teisi julgustavam rahvas maa peal üldse. Amen, see oli päris kõva statement. See oli nagu väga kõva statement, nagu, et selle peale nagu nii kergelt amen ei saagi öelda. Aga kui sa usud seda, siis see on võimalik. Ma usun, et julgustamise kultuur võib nii võimsalt vohada ja maad võtta, et Eesti rahvas muutub väga julgustavaks. Sellest nagu nii-öelda praegusest äärmusest teise äärmusesse. Ehk siis praeguse äärmuses ei ole väga palju võib-olla julgustamist. Sest ma usun, et julgustamine on vajalik iga inimese jaoks ja ta on loodud eksisteerima julgustamine kui selline, et 11 üles tõsta. Kui seda ei ole, siis me ei vajagi nii väga võib-olla palju 11. Aga Jumal on kuidagi nii seadnud, et me julgustaksime, tõstaksime 11 üles ja pidevalt ja regulaarselt. Ja me vajame seda ise ja seetõttu vajavad ka teised ja seetõttu me peaksime ise seda siis välja andma. Muidu kui keegi välja ei anna, siis keegi ei saa ka vastu võtta. Aga sissejuhatuseks ma näen, et see algab enda väärtustamisega. Kui sa austad ja väärtustad ennast, siis sa väärtustad ka teisi. Ainult see, mis su sees on, saab välja tulla. Nii et ma julgustan väärtusta ennast esimesena. Armasta teisi nagu iseennast. Sa oled väärtuslik, sa ise oled väärtuslik. Psalm 139:14, ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud, ütleb psalmist Taavet. Imelised on su teod, seda tunneb mu hing hästi. Nii et sa oled kardetavalt imeliselt loodud. Kui sa väärtustad ennast, siis on sul lihtsam väärtustada teisi. Sa oled kardetavalt imeliselt loodud. Ja kui sa armastad ennast, sul on lihtsam väärtustada teisi.
tahaks minna esimese punkti juurde. Austus tunnustab, et iga inimene on väärtuslik ja võimas ja on loodud Jumala näo järgi. Austus tunnustab, et iga inimene on väärtuslik ja võimas. Seda võib-olla ei kuule iga päev, aga sa oled võimas. Ütle oma naabrile, sa oled võimas. Miks võimas? Sest Jumal on võimas ja me oleme loodud tema näo järgi. Pane tähele 1. Moosese 1. peatüki 28. salm. Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks. Sa oled Jumala sarnane. Jumal on võimas, tegelikult oled sina ka võimas olend. Ja sa oled väärtuslik. Ja sa vajad austamist. Samamoodi kui Jumal vajab austamist. Mingi teatud sarnasus on meil loojaga. Me vajame ka austust. 1. Peetruse 2:17. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. Üsna selge. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. Vundament austuse ja julgustuse kultuuri jaoks on see, et me peaksime austama kõiki. Me ei saa selekteerida, teda ma ei austa. Ma pärast räägin mõningaid põhjusi, miks me kipume mõnda inimest mitte austama. Aga vundament selles Peetruse kirjas on, et austage kõiki. Sest iga inimene on Jumala loodud olend ja väärib austust ja ta on võimas. Ja võimas olend vajab julgustust, et toimida oma võimsuses. Rooma kiri 12 läheb isegi kaugemale, ta ütleb, venna armastuses olge üksteise vastu elad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. See on minu arust päris crazy. Nii et ta kutsub meid üles isegi võistlema vastastikuses austuses. Ma ei tea, kuidas see välja võiks näha. Ma austan sind kuidagi. Ma kuidagi austan sind ja sina ütled, et ei, ma austan sind. Siis ma ütlen, ei, mina austan sind. Mida? Pese autor. Täpselt, jah, praktilisel viisil. Et ma pesen sinu autor. Ei, mina pesen sinu autor. Ma pesen 2 korda nädalas su autot. Kuidas iganes see võiks olla. Aga ta julgustab meid Rooma kirjas jõudma üksteisest ette. Austuses. Ma tean, et ma pean endale seda kõnelema, seda sõna, aga austus tunnustab, et iga inimene on väärtuslik ja võimas. Amen. Iga inimene on võimas. Ma usun, et selle võimsuse väljatoomine, selle taga on julgustus ja austus. Amen, usud sa seda? Sa võid julgustusega kellegi võimsuse välja tuua. Keegi võib täisvõimsuses toimida väga hästi, kui sa julgustad teda. Amen. Teiseks, austus tunnustab ja tähistab parimat inimestes, hoolimata meie erinevustest ja inimeste käitumisest või nende enesehinnangust. Austus tähistab parimat inimestest, hoolimata erinevustest või käitumistest või enesehinnangutest. 1. Korintlase 12 räägib meile Kristuse ihust. Ta ütleb niimoodi, et teie olete Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Nüüd, ma võib-olla ei kipu austama mõnda inimest. Põhjus on see, et ta on must erinev. Ta on teine loom. Ta on teistsugune isend. Ta ei ole nagu mina. Aga Jumala sõna julgustab meid, et teie olete Kristuse ihu, igaüks omast kohast tema liikmed. Ehk siis see, mis ma ütlen, on see, et kõrv ütleb silmale, et ma ei vaja sind. Erinevus ei saa olla selle aluseks, et me ei austa kedagi. Erinevus on pigem meie koostööle vajalik. Silm vajab kõrva ja kõrv vajab silma. Amen. Filippi 2:3 ütleb nõnda, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Me tunneme selle ära, kui meil on kiusatus kedagi kohelda halvemini, kes on madalama enesehinnanguga. Oled sa tähele pannud? Kellegil on madal enesehinnang, ta ennast ei väärtusta ja meil on ka kiusatus natukene nagu üle sõita. Kas pole mitte nii? Ma olen tegelikult ainuke. Yes, keegi minuga. On ju natuke lihtsam on kellegist üle sõita, kui ta on hästi madala enesehinnanguga ja laseb endast nagu
käituda enesega selliselt. See on selline inimlik asi, aga ometigi sõna ütleb, et pidage alandlikkus üksteist ülemaks kui iseennast. Nii et see inimene, kes ise on madala enesehinnanguga, kellest on lihtne kuidagi üle sõita, Jumala sõna ütleb, et pane ta ülespoole endast, tõsta ta endast kõrgemale. Pea teda alandlikkuses, pea teda ülemaks kui iseennast. Vau! Milline näeks välja üks kogukond, milline näeks välja üks kogudus, kui kõik täielikult rakendaksid seda printsiipi. Pidada alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Ma hakkasin deklareerima mõned kuud tagasi ühel perioodil ühte niisugust lauset ja ma deklareerisin iga hommikul, ma ütlesin niimoodi, ma tunnen kergesti ära parima inimestes ja ma tähistan seda parimat inimestes ja ka endas ja ma mõtisklen selle üle ja ma vabastan selle. Ja siis ma palvetasin veel, et Jumal, see, kuidas sina näed neid inimesi, anna mulle sinu silmad, et ma näen neid inimesi nii, nagu sina näed. Ja ma deklareerisin, iga hommiku ütlesin, et täna ma tähistan inimesi, tunnen ära parima nendes. Võib-olla madala enesehinnanguga inimene, võib-olla keegi, kes on väga erinev minust, võib-olla keegi, kellel on eri arvamused või erimeelsused mingi asja suhtes, minuga. Aga ometigi täna ma palvetan, et ma tunneks ära parima nendes ja vabastaksin selle, ehk siis mõni julgustus, mis mu südamesse tekib. Ja see oli imeline nädal või 2 nädalat, ma arvan, see oli 2 nädalane periood, kus ma iga päev ütlesin seda palvet ja mäletan, ma olin kohvikus ja mõnikord on nii, vaata kohvikus teenindajad, osalt on nagu ülihead, mõnikord on niimoodi, et siin tahaks öelda midagi, et nii ei teenindata. Ja siis mul oligi üks kohvikus olin ja ühes kohvikus ja siis sõime ära ja ma ei mäleta, kuidas selle teenindajaga oli. Kas ta oli väga nagu hea või olnud, aga ometigi ma kogesin, ma pean talle midagi ütlema. Ja ma andsin talle tippi ja ütlesin, et tead, sa kohtlesid meid nii hästi, sa panid meid nii hästi tundma, me tundsime ennast turvaliselt ja sa võtsid meie eest hoolt. Ja ma ütlesin, et sa olid meile õnnistuseks. Ja tema selle peale, ta oli nii liigutatud. Ta ütles, et tal oli pikk tööpäev, tal oli nii suur koorem olnud päeva jooksul seljas ja see tööpäeva lõpus oli nii vajalik ja kosutav julgustus, mida ta väga vajas. Ja ma mõtlen, et võib-olla ta on tööpäeva lõpus täielikult väsinud ja ta hakkab vigu sisse tegema ja ta on klientidega tõre ja kuskilt libiseb mõni lohakus sisse ja see viimane asi, mida ta vajab on, et keegi ütleb talle, et kuule, see ei ole hea, kuidas sa nii teed või naa või. Viimane asi, mis ta vajab. Ta vajab just seda julgustust. Ta vajab, keegi tõstaks teda ülesse. Keegi leiab selle parima temas ülesse. Midagi ikka on seal parimat seljas või seal sees. Ja see hommiku ma palvetasin, et Jumal aita, et ma tunneksin selle parima inimestes ära, isegi kui nad võib-olla teevad portsude viisi vigu. See julgustab neid. 3. Austus on väljendatud pidevas respektis, sõnas ja teos ka eriarvamuslaste vastu. Nüüd ma ei tea, kas see on eestikeelne sõna eriarvamuslased, aga ma loodan, et see sõna jõuab kohale teile. Inimesed, kellega sul on eriarvamused. Nii et austus on väljendatud pidevas respektis, sõnas ja teos ka nende vastu, kellega sul on eriarvamused. Armastus julgeb konfronteerida. Ja ma usun, et austus ei kata kinni, vaid toob probleemid valgele armastuses. Mattuse 18:15, aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silma all, kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Ma usun, et austus on midagi sellist, mis räägib probleemidest. Ja pane tähele, Jeesus ütleb 4 silma all, mitte 6, 8 või 200 silma all. Austus respekteerib privaatsust ja privaatsed asjad saaksid toimuda 4 silma all. Kui ta kuulab, siis sa oled oma venna tagasi võitnud. Austus ei kata kinni, vaid toob probleemid valgele armastuses.
Amen. See lisab väärtust. See lisab mulle väärtust. Ma olen nii tänulik, kui inimesed on mulle toonud, öelnud, Ivo, see asi kõlba, see su bluusi sobi või mis iganes. Ma olen nii tänulik. See lisab väärtust. Austus lisab väärtust. Ma olen parem kui enne, kui keegi minuga räägib. Julgustan sindki. Mitte ainult rääkima ülestõstud asju, aga ka neid, mis on nii-öelda noomivad või raske rääkida. Seda on alati raskem rääkida, aga julgustuse kultuur, Eesti kultuur, nagu te 10 aameni tuli sind vähemalt, kes olid nõusus sellega, et Eesti saab kõige olema julgustavam rahvas üldse. Ja see tähendab seda, et me julgustame heade sõnadega, aga see tähendab seda, et me austame inimesi ja me toome ka negatiivsed asjad välja õigel ajal, 4 silma all, sest see lisab väärtust. Amen. Austamine lisab väärtust. Ja ma tahan, et minule lisatakse väärtust läbi selle, et minu probleemidest räägitakse, mitte ei püüda nagu üldse nagu vältida, vaid tuua välja. 4. Meie austuse tase inimeste vastu määrab ära meie valmisoleku temast õppida. Temalt õppida. Meie austuse tase inimese vastu määrab ära meie valmisoleku temalt õppida. See läheb juba päris raskeks. Mõtle, kui sa peaksid mõne inimese ka kokku saama ja ta on üdini ebameeldiv ja raske inimene ja siis tuleb see sõna meelde, et see, kuidas ma austan, on see, kuidas ma temalt õpin. No mida mul on temalt õppida? Juhtimisekspert John Maxwell ütleb isegi nii, et igal inimesel on potentsiaal meile midagi õpetada. Igal inimesel on potentsiaal mulle midagi õpetada. Ta räägib siin austusest tegelikult. Kui sa austad, et see on Jumal loodud kvaliteetne ja võimas olend, siis tal on midagi sulle õpetada. Ta on midagi oma elu jooksul vöö vahele pand, tal on midagi, mida ta saab sulle õpetada. Mõned inimesed, Maxwell jätkab, mõned inimesed omandavad õppiva suhtumise ja nad eeldavad, et nad võivad õppida midagi igalt ühelt, keda nad kohtavad. Selle asja nimi on õppiv suhtumine. Me kõik võime omandada õppiva suhtumise ja õppida igalt ühelt, keda me kohtame. Sa käitud kuidagi teistmoodi, eks ole? Kui sa lähened inimesele mõttega, mida ma võin sul õppida, eks ole? Sa küsid talt küsimusi ja tunned huvi, eks ole? Aga kui sa peast tead, et see inimene, et tal ei ole küll mitte midagi mulle õpetada, siis see käitumine muutub, eks ole. Et selline õppiv hoiak paneb meid suhtuma ja suhtlema inimestega teistmoodi, kas pole mitte nii? Viska mulle üks aamen, sa oled nõus. See nii on. Ja mine sa tea, võib-olla selle suhtlemise vestluse käigus sa võtad vastu prohveti Matteuse evangeeliumis 10. peatükki 40. salmist. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu. Ja kes minu vastu võtab, võtab vastu mu läkitaja. Kes prohveti vastu võtab, ta prohveteeringu vastu tõttu saab prohveti palga, aga kes vastu võtab õige inimese nime, kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett, jüngri nimel, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Nii et kas või see üks pisike võib olla sinu test, kuidas sa austad inimest. Amen. See on võib-olla keeruline, aga ometigi see kasvatab meid. 5. Austus armastab inimesi isegi, kui me ei saa neilt midagi vastu. Austus armastab inimesi isegi, kui me ei saa midagi neilt vastu. Ja selle eeskuju jättis meile Jeesus. Pangem tähele Rooma 5.8, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja samamoodi austus armastab inimesi, isegi kui me ei saa neilt midagi vastu.
isegi kui me ei saa mitte midagi neilt vastu. Mulle helistas mul oli üks müügikõne mul tuleb neid päris tihti. Aga üks müügikõne tuli mulle ja telefoni pakkumine. Ja ma ütlesin, ma ei soovi seda kaupa. Sest ma teadsin, et ma ei saa sealt midagi. Või tähendab, see inimene üritas mul pakkuda midagi, tähendab saada minult midagi ja see oli justkui nagu mõttetu kõne, et ma ei saanud midagi, aga ometigi austus armastab inimesi isegi, kui me ei saa neid midagi vastu. Kerkis mul peale seda südamesse, kuidas oleks, kui mina siiski austan teda ja siiski annan talle midagi vastu. Ja see toimus jälle selle deklaratsiooni 2 nädala jooksul, kui ma otsustasin oma südames, et ma tunnen ära parima inimestes ja mõtisken selle üle ja vabastan selle. Ja siis ma mõtlesin, et see isik, kes mulle helistas, ma ütlesin alguses, et ma pean mõtlema ja siis ta helistas mulle tagasi. Ja siis mul oli aega mõelda. Ja ta helistas mulle tagasi ja siis ma ütlesin, et ei, aga siis ma ütlesin, et kas ma võin sind julgustada. Ja ma kallasin ta komplimentidega üle. Ja ma ütlesin, et teil on nii hea müügi andja ja te teete seda nii hästi ja nii edasi. Rääkisin kõik, mis ma oskasin anda ja ma teadsin, et sellest tuleb ja sünnib üks revolutsioon. See, kuidas me reageerime, austame inimesi hoolimata sellest, et me ei saa midagi vastu. Sa võid igale ühele müügiinimesele selliselt reageerida. Garanteerin sulle, et sul on pärast väga ilus päev. Amen. Sa annad midagi, kui sa ei saa vastu. Kui sa leiad midagi temas, mida ta teeb hästi ja tunnustad seda, siis nii sina kui tema lõikavate vilja. Minu julgustus täna hommikul ongi, et me tõstaksime inimesi ülesse. Me austaksime neid sellisena, nagu nad on. Ja annaksime siis, kui me midagi vastu ei saa, sest seda tegi Jeesus. Ta jättis eeskuju, ta andis oma elu. Ta ei ootanud midagi vastu, aga täna me hommikul rääkisime, tegelikult ta igatseb, et me kannaksime vilja. Aga ta tegi seda siiski. Ta ei öelnud, et okei, kui teie vilja ei kanna, siis ma ei lähe ristile. Ei, ta läks ikka ristile. Ta läks ikka ristile. Ja teadis, et su elu on nii tähtis. Aga ta igatseb, et sa kannaksid vilja, igatseb, et sa oleksid ustav sellega, mis on su kätesse antud ja päevade arv ja see annid ja oskused ja vahendid, mis su ellu on pantud, et ta igatseb, et sa kannaksid vilja. Ja üks see teema on, kuidas me kohtleme inimesi, austame ja armastame. Amen. Amen. Kas see täna kõnetas kuidagi sind? Sa oskad nüüd telefoni pakkumistele vastata? Või siis, kui teenindab kehvasti, sa tead, mida teha, eks ole? Anna hästi suur tipp ja julgusta teda. Amen. Kas me võime tõusta ja minna palvesse? Isa, ma tänan sind täna hommiku eest ja ma palun sinu kätte iga inimesi, kes selles paigas on. Sellest teenistusest osa on ja kes on ka video vahendusel vaatab seda järgi. Isa, ma tänan, et sina oled meid austanud, meile väärtust lisanud. Ja ma tänan, Isa, taeva Isa, et meil on samamoodi antud eesõigus seda teha ka teistega. Inimestega meie ümber, kelle sa oled meie ümber pannud. Aitäh sulle, taeva Isa, selle võimaluse eest. Ja ma täna palun, Jumal, et iga inimene, kes siin on, täna astuks samme edasi, astuks jõulisi samme edasi. Selle suunas, kuidas nad näevad oma kõrval olevat seisvat inimest, abikaasat, töökaasast või majaelanikke, ka võib-olla neid keerulisi majaelanikke, tuues välja parima. Isegi siis, kui neid kallatakse üle vihaga või ebameeldivusega, siis meie reageerime teistmoodi. Me ei vaata sellele vihale kõnele, vaid me toome välja selle parima, mis seal inimeses peitub ja julgustame teda ja toome selle esimene, vabastame selle, need sõnumid, need julgustuse sõnumid selle pimeduse ja viha ja segaduse keskel.
ometigi me toome välja, isa, ma palun, et igaüks, kes selles paigas täna on, võiks omandada sellist austuse kultuuri oma südames, et julgustamine oleks nendele loomulik. Jeesuse nimel, palun, me võiks kasvada julgustuse annis. Me võiks kasvada, harjutada seda ja võiks üles tõsta inimesi enda ümber, et näha meie kultuuri täielikult muutumas. Jeesuse nimel, issand. Ma palun, et inimesed hakkaksid märkama ja mõtlema, mis toimub, mis on see kultuur, aga see on ometigi taevane kultuur, see on kuningriigi kultuur, kus inimesed neid väärtustatakse, sest nad on Jumala loodud. Mitte sellepärast, mis nad on teinud ja panustatud, vaid sellepärast, kes nad on juba loodu põhjal. See au, mida sina oled inimesele andnud, las see au, issand, saada välja ja üles tõstetud kõikide inimeste seas. Jeesuse Kristuse nimel. Täna täida meid oma püha vaimu julguse ja selgusega kedagi julgustada ja seada omale harjumuspäraseks elustiiliks alati inimesi ümber tõstma igal ajal, igas kohas, nii meeldivas kui ebameeldivas olukorras. Ma palun seda Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Amen. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meile valda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Sulle kuulub meelevald. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Meie teenistus hakkab lõppema, aga enne kui me läheme, me tahaks viimase palve paluda just sellise palve, kus me kutsume Kristuse ja Jeesus oma südamesse. Ja just sinuga, kes sa võib-olla ei ole seda teinud või oled teinud, aga aastaid tagasi oled kuidagi eemale läinud oma eluga ja Kristus ei ole sinu jaoks kuningas. Ja täna ma tahan palvetada, et sa võiksid anda oma elu Jeesusele koos sinuga. See on üks lihtne palve, aga see on palve, mis on täielikult fundamentaalne ja muudab su elu radikaalselt. See on palve, mis kutsub Jeesuse oma ellu kuningaks ja mis lõikab ära kogu vana elu ja needuse ja kõige sinu elust, nii et miski ei oma meelevalda sinu üle. Sa oled täiesti vaba, sa oled täiesti julge, sa oled täiesti täis armastust ja see kasvab ja kasvab kuni Kristuse täisea mõõtumööda. Täisea mõõtumööda, see tähendab Kristus, Jeesus täis mõõtumööda. See on midagi nii kõrget, see on midagi nii vägevat. Aga kõik see algab ühest otsusest astuda lepingusse Jeesusega. Otsustada oma elu talle anda, kutsutada oma ellu ja parandades meelt oma möödalaskmistest. Tõesti öeldes, et minevik on läinud, jätame selja taha, nüüd ma lähen ainult koos Jeesusega edasi. See on üks teadlik otsus
ja siis toimub üks leping Jumala inimese vahel. Ja kui sa oled täna selles paigas ja tunned, et sa ei ole oma elu veel Jumalale andnud, sa oled võib-olla esimesi kordi täna meie keskel ja võib-olla üldse kristlaste ja usklike keskel. Ja võib-olla kuuled Jumala sõna ja sellist jutustamist ja sellist asja esimesi kordi, aga ometigi tunned, et ma tahan ka oma elu elada nii, nagu need teised elavad, ma tahan ka oma elu anda Jumalale, siis täna ma tahan sinuga koos palvetada, et sa võiksid oma südames selle otsuse teha Jumala ees. Kui sa oled valmis selleks, siis ma tahan sinuga koos palvetada. Paneme kogudus oma silmad kinni, langetame oma pea enne, kui me läheme palvesse. Isa, ma tänan, et siin on need kallid inimesed, kes vajavad sinu päästed ja ma palun, et sinu vaim aitaks neid südameid avada. Ja kui sa selles paigas oled täna ja tunned, et ma täna pean selle otsuse tegema, siis ma julgustan sind kohe, kui me palveta koos minuga need sõnad. Need ei ole midagi maagilist, aga see sümboliseerib see sinu südames siirat otsust. Jah, Jeesus, ma tahan anda oma elu sulle, ma tahan kõik loovutada, et elada sulle täielikult. Jeesus tuleb ja lunastab sind. Jumala armastus, see tegu on see, et ta saatis Jeesuse Kristuse meie eest siia. See on vabatahtlik kingitus igale ühele, kes usub, aga me peame tõesti uskuma. See ei ole niisama, et me tuleme vaatama seda, me peame selle sisse hüppama. Et kui sa oled selles paigast täna, et sa pead selle otsuse tegema, siis palveta koos minuga need sõnad just nüüd. Jeesus, ma tulen sinu juurde, sest ma vajan sind. Ma annan kõik sulle. Sina juhi nüüd. Aitäh, et sa surid minu eest. Aitäh, et ma kuulun sulle. Aitäh kõige eest. Amen. 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 Jeesus on hea ja päästab. Ja see rõõmus uudis. Julgustan kõiki teisi seda sõnumit nädala jooksul levitama nii palju kui võimalik. Amen. Kui palju amen nüüd ma kuulsin? Amen. Levitame seda sõnumit, et Jeesus päästab selle nädala jooksul nii palju kui võimalik. Nagu Martin bussis poliitikule, kui Martin suudab seda teha, siis suudad sina teha ka midagi väga, mul on usku sellesse. See on väga lihtne. Kui sa palvetad, nagu Martin ütles, kui ta palvetab, siis ta saab. Nii et kui sa tahad ja palvetad, Jumal annab sulle võimalusi tunnistada sellest, mida Jeesus on sinu elus teinud ja sellega sa tegelikult kuulutad, mida Jeesus saab nende elu jaoks teha. Amen. Kui sa tegid oma südames otsuse Jeesust järgida, tule anna meile teada. Seal taga laua juures minult vasakul on piiblid ja üks hea raamat, mis aitab esimese sammu teha Kristuses kasvamiseks täis ja möötumööda. Nii et tule sealt läbi kindlasti, anna oma otsusest märku ja Jumal teeb sinuga midagi imelist edasi. Amen. Meie teenistus on läinud nüüd. Ma arvan, et me võime siia nüüd tõmmata kriipsu peale ja tahtsin öelda õpetussõnad, aga lõpusõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale, paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu kolmainu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Kogudus, minge Jumala rahus, kohvik on avatud ja õhtul grillipidu, mis kell? Kell 6 ja võite võtta oma sõbrad kaasa. Ja flyer on ka siin, nii et täna, kui sa lähed koju, võtta flyer, poeta see kellegile taskusse või veel parem võtta kinni. Näeme õhtul.